Ja põhiseaduse kommentaarid on seotud põhiseaduse sünnipäevaga. Nimelt just põhiseaduse sünnipäevaks valmisidki siis uued täiendatud kommentaarid. 2020. aasta detsembris sai põhiseaduse esimene variant siis 100 aastat vanaks. Ja need on kättesaadavad nii poest kui täiesti tasuta internetist, kui lähete põhiseaduse kommentaaride veebilehele. Saate iga paragrahvi kohta lugeda. Põhiseaduse kommentaarid tegelikult on kirjutatud juristilt mittejuristile, ehk siis see on tõesti kirjutatud lihtsas keeles selgelt ainult ühe eesmärgiga, aidata põhiseaduse vaimul ühiskonnas levida. Selle sisu on siis kõik meie põhiseaduse 168 paragrahvi, millel on antud siis täiendavad selgitused, taustainfo, nii ajalooline vaade kui ka kindlasti vaade tulevikule. Täiendatud trüki praegune ilmumine ei ole mitte ainult ajakohane seetõttu, et põhiseadusel on väärikas sünnipäev, vaid ka seetõttu, et meie ühiskond läbib paljusid struktuurseid muutusi. Meil on väga erinevad ideed ja arvamused selle kohta, milline Eesti peaks olema. Seetõttu põhiseaduse täiendatud trüki ilmumine on oluline ka sellel eesmärgil, et tuletada meile meelde, et see ei ole iseenesest mõistetav, et meil on õigusriik, demokraatlik riik ja meil on au sees põhiõigused. Ja meil tõesti Maarjaga oli au siis olla kaasautoriteks seekord lausa 2 põhiseaduse olulise paragrahvi kommenteerimisele, paragrahv 17 ja paragrahv 45. Ja paragrahvi 17 siis kommenteerisime koostöös Karmeni ja õigusteadlase Paloma Krõõtu-Paiga. Paragrahv 17 siis sätestab, et kellegi au ega hea nime ei tohi teotada. Ja paragrahv 45 omakorda on see norm, mis on Trinity advokaadibüroo jaoks eriliselt tähtsust omav, sest kirjeldab seda, mida meie ühiskonnas tähendab siis demokraatia alustalaks olev põhivabadus, väljendusvabadus, mille siis juba mitmendas trükis järjest oleme me olnud seal kaasautorid koos Rait Marustava. Head lugemist!